filmid nii on. Jaa, põhimõtteliselt kõigepealt tuleb fookus saada, ka veel film mul on tunne. Kätteni on nüüd 7. jaanuar, mis on pühapäev ja me oleme teisel päeval Lumekilvese 270 matkal. Eile sai tehtud 32 tippu ja 32 kilomeetrit, täna on meil siis veel 18 tippu ja 18 kilomeetrit minna. Noh, Valma? Muidugi Valma, vaata, tšeki ilma, noh. Pörfi. Suht pörfi, isegi kuu on seal taevas veel. Ja täna lubab päikest, nii et... Päike. Nurgi! Kas sina oled tänaseks valmis, jah? Oled tänaseks valmis, jah? Oh my god, kui ilus! No Karel, sa jääd siia pildistama, jah? Mina jään pildistama. Ja ülejäänud jätkame. Ja sa jääd ka ikkagi. See on ideaalne matkailm. Aga kuna nii palju on vaja pildistada, siis on väga palju vaja ka joosta, sellepärast et täna on meil tempo päris korralik. Jäi! Imagine we had it all. You could hold the thunder in your hands, and you catch me when I fall, catch me when nothing goes to plan. Veel on õnnelikke nägusid. Kuidas tõus on? Kuidas tõus on? Nii hea. Nii hea. 304 meetrit saab kohe võetud. Raskuselt siis teine tipp Eestis. Ainult mingi 10 korda vähem kui Mont Blanc'is on vaja teha. Iga kord, kui me tipu võtame, siis me ütleme hurraa. Ma ei teagi, mitmes meil on praegu. Mitmes see oli? 10. 10! Mis tähendab, meil on täna veel 8 tükki minna, aga no nii ideaalne ilm on matkamiseks. Lihtsalt vaadake seda. Kerge siuke lumesobin hakkab tulema, päike paistab. Idüll kuubis. No nii, kui te ei taha, et teid kummitama jääks, siis pange kõrvad kinni. Võtsid siukse trajektoori nüüd siis, või? No, et elu on seiklus ju. Ära väsi seda. Mõtled, et istub korraks. Ei, take your time. Ja lähme jälle ülesse. Story of this day. Kuidas on see? Oh, sa tegid terve mu kaamera uduseks. Mis tunne on siis koeraga matkata? Ülifun. Ülifun. Kuulsisõrki. Ta on siuke nagu väike motivaator. Oled väike motivaator, jah? Oled, jah? Oled, jah? Oledki? Ja nii mindakse. Me oleme kõik ilusti köiest. Harra lihtsalt jookseb alla. Ütleme nii, et selleks laskumiseks ma eelistaksin oma lumelauda, sest tiibalibe on. Kohe-kohe on aeg siis Eesti kõige kõrgema tipu vallutamiseks. Merle ilmselgelt on seal taga täiesti valmis. Ehk siis kohe jõuame suure Munamäe tippu ja ütleme, et palju paremat teed pidi kui need trepid, mis seal ees on. No? Oi, midagi toimub. Ja Raivo tuli lihtsalt väga klassilt. Väga klassilt. No nii, viimane tõus. Lämme, lämme, lämme. Tempo, tempo, lõputempo, viimane tõus. Hakki tulema. Ongi tipp võetud, mis tähendab, et 50 kilomeetrit, 50 tippu, no tegelikult oli natukene rohkem kilomeetreid, aga ikkagi väga äge tripp oli see nagu Lumekilves 270, soovitan täiega. Gunnar viib teid läbi Eesti tippude niimoodi, et see on lausa lust, noh. Aga nüüd tagasi Tallinna, jälle siin midagi. Mida ilma Tallinnaga? What is this? Mingi megatorm lihtsalt. Ütleme nii, et peale seda, kui oled istunud natukene aega, siis on jalad ikka päris kanged juba. Hello! How you doing?
et ma ei oska autoga sõita nagu reaalselt. Kuna meil kodu juures tehakse remonti, siis ma pidin Märdi auto tooma kontori juurde ja tal on manuaalkäigukast. Ma olen sõitnud autodega üle 10 aasta ja mul on load olnud üle 10 aasta, aga ma olen viimasel ajal sõitnud kogu aeg automaadiga ja ma olin reaalselt esimesed 4-5 minutit nagu täisalgaja seal autoroolis. Nagu kujutan ette, kui kõrvalt oleks keegi mu sõpradest vaadanud, siis nad oleksid lihtsalt kõht kõveres itsitanud, see oli nii piinlik. Aga nüüd jõudsime kohale, auto kohale toodud, nii et tellime Uberi ja lähme koju tagasi. Ja on aeg see vlog ära lõpetada, sellepärast et ma käisin just pesus ära ja nüüd mul tuli meelde, kui väsinud ma reaalselt olen. Ehk siis tütti ära. Ma loodan, et teile tänane video meeldis. Kui meeldis, siis pange pööl püsti, siis ma tean, et ma edaspidi võtan neid matkadele kaasa, siis kui me Märdiga lähme, sest kuni Mont Blancini me teeme päris palju matku nüüd. Nii et jah, siis ma tean, et ma võtan teid kaasa. Aga tänaseks rohkem olegi. Anja, lähme tütti ära. Davai, tšau!